tere, täna ma räägin sellest, mida ei arvestanud paljud inimesed, kes valisid endale korterit ühes väga populaarses locationis, mida praegu paljud brokerid müüvad. Ja ma arvan, et paljud ei valiksid seda projekti, kui nad teaksid seda, millest ma täna teile räägin. Teie ees on Dubai map, kus te näete, kus asub see asukoht, millest ma täna räägin. See on saar, tubik tee, autod eriti ei liigu, oma rand, Dubai Business Bay ja downtown lähedal, lennujaam lähedal. Miks mitte? Niimoodi see välja näeb, vaadake. Väga ilus, on ju. Ja ma näitan teile paar projekti, nad on kõik erinevad, et te veenduksite, et asukoht ja projektid on reaalselt head, ilusad. Ja kui ma oleks klient, kui mul oleks valitud ilma kogemuseta maakler, kui ta saadaks mulle need pildid, ma ise ostaks. No väga ilus on. Teine projekt. Kolmas projekt. Rand on olemas. Väga meeldiv ja mugav. Kõik nii nagu on vaja. Rohelisus olemas. Ja ma tean, et mõnede inimeste jaoks lendavad lennukid ei ole väga suur probleem. Aga kui ma ütlen teile, et see on Dubai, kui ma ütlen, et see on üks kõige suurematest lennujaamast maailmas, kui ma ütlen, et lennuk teie korteri ees hakkab lendama iga 2-5 minutit. Vaatame. Teie ees on Flight Radar screenshot. Flight Radar näitab, kuidas lennukid lendavad. Ja screenshot on tehtud 5.17. Teie lapsaga lähete randa ja 6 minuti pärast lendab uus lennuk. 2 minti ja veel üks. 3 minti, veel üks. 1 minut läbi ja veel üks lennuk. Plus 2 minutit ja järgmine lennuk samal kohal. Ma vaatasin teised ajad ka. Lennukid lendavad tagasi lennujaama sama trajektooriumil. Ja küsimus, kui kliendid teaksid, et need lennukid on seal nii tihti, kas ostaksid nad seda või mitte? Ja kui need arendused saavad valmis, kui inimesed tulevad kohale, kuidas on võimalik need objektid üürile anda või edasi müüa, kuidas seal teenida? Inimene tuleb korterisse ja ta kindlasti näeb, et lennukid iga 2 minutit on seal olemas. Tulge minu konsultatsioonile, me räägime, mis riskid veel on olemas, kuidas valida objekti, mis sobib teile, kas ostate edasi müügiks või rendiks või enda jaoks, mis rajoonid teile sobivad, mis projektid, mis arendajad, keda saab osta ja mis arendajad ei tohi üldse valida. Ühesõnaga, ootan teilt konsultatsioonil. Kõige head.